Tere! Olen siis Birgit Berk, olen Loovees büroojuht ja tõesti, nagu Helen enne ütles, et meil on vaja inimest, kes seda protsessi läbi viib ja kõik need andmed siis Excelendile annab, et saaks tööd hakata tegema. Kuidas me vähendasime 55 tundi kuus siis tööaega, et saaks seda mujale suunata? Saate täpselt samamoodi teha. Räägin natuke Looveest. Loovesi on pisikene ettevõte, aga Loovesi on siis aastast 92, tegeleme Jõelähtme vallas. Meeskond on meil pisikene ja selle tõttu ka see üleviimisprotsess võib-olla venis natuke rohkem kui aastaks. Aga panin siia alla ka kirja arved, et oleks näha, kuidas meil töömaht on kasvanud viimase 13 aastaga umbes 3-kordseks. Ja aastakümneid aastast 2009 oli meil siis paralleelselt kasutusel 2 majandustarkvara, mis tähendas käsitöömahtu ju topelt. Nii, ehk et räägin siis, et Excelendi poolt oli meil siis, seal me haldasime pearaamatupidamist, ostuarveid, kõiki, mis oli seotud liitumistega. Ja alternatiivses majandustarkvaras siis kõik, mis seotud veega, ehk veeteenuse arved, arvestid, tarbimiskohad, klientide arved, saldod. Müügiliskontrode haldamine siis 2 programmis oli vägagi ajamahukas. Tol hetkel oli siis tööl ka 2 inimest, kes haldasid paralleelselt 2 tarkvara. Ja pangatehingud, mis iga hommikul ju tulid, ei tulnud muidugi mitte automaatselt, vaid need ikkagi juhatuse liige tõi iga hommikul meile paberkandjal ja need sisestati kõik käsitsi ükshaaval sinna alternatiivsesse seda majandustarkvarasse ja peale seda alles siis Excelendi standardboksi. Pärast jätan ka slaidi, kui põnev see protsess oli. Ja ka pangatehingute jälgimine 2 majandustarkvaras võttis omaette aja. Ühesõnaga, igal hommikul siis juhatuse liige tõi meile hunniku pabereid, esmaspäeval muidugi siis 3 päeva laekumised, mis oli vaja kanda käsitsi majandustarkvarasse, algus siis alternatiivsesse ja pärast standardboksi. Need pandi kõik ükshaaval linnukestega märgiti ära, mis on pandud siis kliendi saldole, seotud selle arvega ja siis kinnitatud, see oli ajamahukas. Märgiti ära ka eraldi muidugi, kes on siis standardboksi minev ülekanne, need pandi ka sinna sisse. Ja oli ka osa inimesi, kes ka teatasid oma veenäite muidugi panga laekumiste kaudu, ehk sa pidid väga hoolikalt jälgima ka oma tehingute selgitust. Ja alati oli meil muidugi küsimus ka, kes on Ülle, vahel oli ka küsimus, kes on Madis, et siis uued inimesed nagu tööle läksid sinna, sul ei olnud tihtipeale aimu, kes on kes, et selle jaoks oli eraldi ka leht, kus sa said aru, et kes on kes. Enam meil neid probleeme ei ole. Et mingitel aastatel ka müügiaruannete ületõstmine käis ka käsitsi, mingil hetkel juba arenesid programmid ja see oli võimalik üle tõsta juba ka Excelitega oli lihtsam. Natukene liigun nüüd teemas edasi, et kuidas oli meil siis näitude teatamine, nagu ma ennem näitasin, oli pangatehingute kaudu, siis võtaks järgmise slaidi, oli ka muidugi telefonikõnede teel. Et telefonikõned kõik, mis tulid, need olid suht 10 päeva jooksul, maht oli päris suur. Need märgiti üles muidugi paberi peale, käsi kirjas, mis oli näit ja kus need helistati arvamiskoht, et pärast need pandi kõik käsitsi sisse programmi. Ja juba tuttan infos ette, et arve saati välja ka ümbrikutega. See maht ei olnud väga suur, aga arenevates piirkondades oli tihti see probleem tõesti, kus ei olnud inimestel postkasti, need kirjad tulid ka tagasi. Ehk see tähendas topelt tööd ka arvete edastamisel, kliendi kättesaamisel, selle kliendi info kättesaamisel. Nagu ma ennem näitasin, siis müügiandmete igakuine tõstmine oli 2 programmi vahel, see oli ajamahukas. Ja kõik arved, mis edastati välja programmist, olid individuaalselt PDF-formingus ja ükshaaval saadetuna. See maht oli väga suur, ka sinna juurde ka kuulsid ka need, kellele pabermahuna või paberarvena kirjad veel panna posti ja siis viia Omniva postkasti. Andmete sisestamine. Kaugloetavad arvestid ei olnud nii, nagu Helen ennem rääkis, et tõmbad impordiga sisse ja klikk-klikk saadad arved välja. See oli kõik ükshaaval, igakuiselt need raporti sisse panemine, see töö oligi tol hetkel täitsa minu teha. Ja klientide andmesaamine, et saada arvesti näite kätte, käidi ka koha peal rääkimas, muidugi siis sai ka sotsiaalelu kõik ära rääkida, mis meil Jõelähtme vallas toimub. Ja igakuised e-kirju meil tuli 900 kuni 1000. Sinna sisse kuulub ka algelise
iseteeninduskeskkonna kasutamine. Nad said küll veebi teel sisestada oma andmed, aga need tulid kõik e-postina meile Outlooki ja sealt seal ei vaja ikkagi jätkuvalt sisestada nagu ükshaaval programmi. Telefonikõned, nagu enne mainisin, need on suurusjärgus 50-80, eks oleneb, kuidas on olnud kas kvartali lõpp, aasta lõpp, kuu lõpp, erinevalt on need ja ka kindlasti meil on suvila piirkonnad, mis tähendab seda, et kuskil september oli meil väga aktiivne telefonikõnede aeg, sest et teatatega telefonidel näite. Ja nagu enne mainisin, kvartali lõpp töömaht meil muidugi kasvas. Nii, mis meil ootused olid siis? Et selle põhjalt tehti ootused, kui mina läksin tööle, siis teil mind kutsutagi selleks, et ma saaksin tõsta vana tarkvara ümber siis Excelendi standardboksi. Ja ootused olid paikadel pandud juba eelnevalt enne mind. Et me saaksime säästa aega ja rahaga nii arenduse koha pealt, et Excelendil oli olemas juba VR-i lahendus ning kindlasti, et automatiseerida protsesse aina rohkem ja vähendada käsitööd ja kogu see protsess oleks tunduvalt sujuvam. Kasutajamugavuse tagaajamine oli muidugi primaarne ja tähtis, sest et nii kliendi poolt, et saaks luua ka teeninduskeskkonna, kus saab teatada näite ilma probleemideta ja ka, et meile tekkis kasutajamugavus, et need näidud tulevad kohta kokku, kus mõne klikiga on tehtud arveks juba kõik asi. Kindlasti oli ökoloogiline jalajälg, sest et nagu enne oli näha, meil läksid välja ümbrikud, meil kirjutati üles paberite peale telefonikõnede tulevaid näite, siis tegelikult see paberimaht oli veel kordades suurem, mis paberit on kontoris olemas. Keda huvitaks analüüsid, kõikide numbrite maailm, et näha, et kus saab midagi paremaks teha või kus on meil murekohad ja kus on meil rõõmukohad. Ootused olid kindlasti juhtkonna poolt ka kõikide lepingute haldamine, nii ma mõtlen teenuslepinguid, ka liitumislepinguid ja nendega seotud arved ja muud jutud. Liidestused, kui mina Excelendil esimesel üritusel tulin, ma vaatasin kohe, et siin saab igasugu liidestusi teha, mis on ju rõõmustav ja KISS-süsteem, mis aitab sul hallata enda valda ja enda piirkonda, et sa tead, kus sul on miskit toimumas. Aga arendusprotsess, kõik need ootused, lootused sai minu poolt kaarditsetud ja pandud järjekorda, mis peaks olema primaarsed asjad meil ära teha ennem ja millega kannatab oodata, et üleminek oleks kiirem ja sujuvam. Kindlasti oli klienditeenindus kõige primaarsem asi, et saaks seda teha sujuvalt ja kiirelt ja lihtsalt. Protsesside juurde oli muidugi meil põhjalikud kohtumised siis projektijuhi Allani ja konsultant Merliga, tervitused, ja need arutelud olid meil tihedad. Sai varakult alustada Excelendi poolt andnud siis sisendiga, et koduleht saaks iseteenindusportaali kujundada niimoodi, nagu Excelent nagu ette annab meile ja tegelikult juba klientide harjumuste kujundamine samaaegselt. Et kohe, kui on võimalik laivi minna, on tegelikult klientide harjumused ümber kujundatud, et ei oleks meil e-kirju, et ei oleks meil telefonikõnesid ja ka mitte kohal käimist. See kliendi harjumuste kujundamisprotsess kestab 3-6 kuud. See ei ole 1 kuuga tehtav. Samaaegselt toimus kogu andmebaasi korrastamine, nii kliendi andmebaas, nii tarbimiskoht, arvestid, aadressid, valemid, kui ka saldod, et oleks ületoomisel väga vähe muresid, millega hiljem pärast tegeleda. See peaaegu et õnnestus. Juurutusprotsessid. Excelendil on olemas väga mõnus testbaas, kus saab kõik oma mängud läbi mängida. Kõik, mis elu sees võid ette kujutada. Meil on tarbimiskohti, kus on näiteks 5-6 arvestit, need tuleb valemiteks teha, et need hakkaksid üksteist liitma, lahutama, et see tulemus oleks nii, nagu tulema peab. Meil on klient, kellel on 22 tarbimiskohta ja igas kohas on 2-3 arvestit, need peab ka liitma, lahutama ja need peavad hakkama toimima. Need mängud said kõik läbi mängida ja need toimivad täna suurepäraselt. Käsitsi andmete parandamine käis regulaarselt, igapäevaselt, eriti kui oli arvete tegemise periood, eriti kui oli kvartali lõpus, siis tuli uusi inimesi juurde meie jaoks, keda polnud ju varem näinud arvete tegemise koha pealt ja sai ka nende andmeid kohe korrastatud, et see oleks lihtsam ülemine viimisel. Livebaasi esmaseadust tegi meil ära Excelent, mis nad seal täpselt tegid, ei tea, kõik meil toimis.
ja live-baasi andmete import ja äritarkvara kasutuselevõtt toimus meil kuskil 1,5 aastat hiljem, kui hakkasid me esimesed koosolekud. Ja see oligi seotud sellega, et ma tegin paralleelselt nii klienditeenindust osalise mahuga, kui siis ka arendusprotsessi, kuigi siis ka oma põhitöökohta. Oleme nüüd olnud Excelendiga juba laivis kuskil 8 kuud. Jätkuvalt me natukene siit-sealt peame asju korrigeerima teinekord, kui on mingi vanem klient, kes pole ammu näiteks näitu teatanud, need on lihtsasti leitavad muidugi, aga mahud on suured ja seda on võimalik täiendada ja kõik nagu sujub suurepäraselt. Räägin numbritest, et siis aru saada, kuidas see 55 tundi tuleb tegelikult. Arvestada on meil kuskil 2336, võtsin selle välja siis aprilli seisuga ja see maht on olnud meil kasvavas järgus kogu aeg ja Jõelähtme vald on arenev piirkond ja neid arvesteid tuleb ainult juurde. Tarbimiskohti on meil 1938 ja tõesti viimase aasta jooksul on keskmine arvete väljastamine kuus on 1115 arvet ja sinna alla meil ei käi siis liitumislepingutega seotud arvedega, siis ka ehitustegevustega seotud arved, ehk see on kasvanud 3 korda. Et mahud on suurenenud. Võtsin täpselt välja aastase vahega oma klienditeenindaja töötunnid ja tema töötunnid tõesti vähenesid 34 tundi kuus. See on puhtalt võetud numbrid. Ma arvutasin juurde sinna enda töömahud, mis oli seotud puhtalt andmete üleviimisega ja ükshaaval tegemisega ja pluss-miinus kokku see ongi 55 tundi, et see on tegelikult nädala töömaht ja natukene pealegi. Et seda annab teha, seda kõike annab teha. Nagu enne ütlesin numbritest, et 80% oleme suutnud ära muuta inimeste harjumusi, muul hulgas ka enda harjumusi, aga see on pikk protsess, et inimesed ei ole altis minema muutustega kaasa. Ja ökoloogilist jalajälge oleme vähendanud 3-kordselt, mille üle ma olen ainult hea meel ja tegelikult on see protsess, mis jätkub, sest et oleme tuleviku poole vaates. Mis me tulevikuplaanid on? Me tahame kindlasti ju veel ökoloogilist jalajälge vähendada, muuta veel kord rohkem protsesse automaatsemaks ja see toob meile kaasa piirkondade ühtlustamist. Meil on väga hajali vald, meil on väga hajali kasutamiskohad, on suvilad, on eratarbijad ja on ettevõtted. Ehk on piirkondi, kus ei saa teha kohe nagu päris klikk-klikk ja on meil terve asula tehtud, aga toimub kiiremini. KIS-süsteem, kes teab, siis on KIS-süsteemiga lihtne hallata enda asju ja näha, kus sul miskit toimub. Ja kõige suurem töö oleks muidugi teenuslepingute ja liitumislepingutega ka minna üle digitaalsemaks. Ehk et siit kohas saab jällegi võtta ökoloogilist jalajälge vähendada, teha asjad turvalisemaks, allkirjad digitaalsemaks ja oleks kasutajamugavus igale poolele. Ka klientide kirjavahetus meil on veel Outlookis, kuigi arved on kõik väljastame ikkagi juba Excellent kaudu, Standardboxi kaudu, aga ka nende üleviimine mingil hetkel on prioriteet, et oleks ühes kohas kõik oleval. Liidestused, nagu enne mainisin, on need ju ka väga tore, et saaks kõike teha, aga prioriteedid, et liidestused on mingil kendal kindlasti vajalikud üle viia, et saaks neid hallata, aga see toob kohe kaasa ka kogu meeskonna koolitamise, ettevalmistamise ja harjumuste muutmise. Ja kogu selle asjaga meil ju väheneks jällegi ökoloogiline jalajälg. Ega ma rohkem ei oskagi öelda. See 55 tundi töötab lihtsalt, kui teha aasta võrra tööd. Väga äge. Aitäh sulle. Need pildid, mis sa näitasid, meenutasid mul hästi palju. Ma olen seda erinevatel konverentsidel ja asjadel maininud, võib-olla keegi on kuulnud Hansaraama aegu, kus meil oli ka iga kuu esimene päev, me trükkisime arved välja, neid oli suurusjärk 600 pluss ja siis me kõik istusime kõik nagu ringis ja vorpisime neid nende ümbrikusse sisse just. Ja siis tulid esimesed e-arved, kus me saatsime need siis tänapäeval Omnivasse on ja nemad printisid meie eest. Olid ajad. Õnneks mina neid ei saanud tunda. Meil on kuskil, oli 30, võib-olla nüüd on 12 arvet või ümbrikust iga kuu panna, et see on väga tubli tulemus juba vanast ajast tehtud. See on ulme tulemus võrreldes nende piltidega, mis sa näitasid. Need olid väga ägedad, aitäh sulle. Ole lahke. Nii, rääkides just nendest samadest valukohtadest, kuidas loovesi jõudis selleni, et nii nüüd on kõik
nüüd me peame nagu päris süsteemi või nagu ühtsustama need süsteemid? Õnneks need valukohad ilmselt saadi aru enne minu ettevõttesse tulekut, aga kindlasti oligi täpselt see, et see tööaeg lihtsalt sul kaob käest ära. Sul ei ole võimalik teha lisaasju, mis oleks ettevõttele kasumlikumad. Et meeletu maht läks jutustamisele külauudistest, mis on ka tore, aga ja inimlikud eksimused, kus tõesti andmete käsitsi sisestamine, see on paratamatult tekib inimeksimus. Ja sealt tekivad vead ja kui vigade parandamine võtab aega, siis ju teised muud aegkriitilised toimingud ajavad ootele. Mis olid need esimesed protsessid, kui te nagu otsustasite, et te nüüd hakkate üheldama? Kas oligi siis see andmete korrastus oli kohe siuke kõige esimene samm või sellele eelnes veel midagi? Sellele eelnes see, et oli vaja inimene leida, kes seda kõik üle hakkab tõstma. Siis leiti mind. Mina siis hakkasin seda kõike korrastama, ongi andmete kättesaadavus oma tarkvarast, andmete meeletu korrastamine. See võtab aega väga-väga palju aega, aga see on tulemuslik. Ja muidugi on harjumuste muutmine. Need on protsessid, mis vajavad lihtsalt tegemist järjepidevalt. Just nendest harjumustest, kas kuidas sa pidid aktiivselt nagu selles mõttes sellises perioodis, kus sa pead veel topeltsisestust tegema, muud süsteemi juurutama, et kuidas sa nagu said siukestest, kuidas ma ütlen, sellised muudatused, et sul käsi nagu tagasi valesse rutiini ei läheks? No minul tööle minnes ma pidin kohe õppima selges 2 programmi. Ühes, kus ma siis saan mängida, testida ja teises, kus ma pean tööd tegema. Mul nagu ei olnud võimalik minna tagasi vanasse harjumusse, sest mul ei olnud seda. Mul oli hea lihtne. Klienditeenindajal tõesti, tal oli praegust enam mitte, aga kui me läksime augustis üle, siis tal oli neid tagasi kalduvusi, eriti paberimajanduse harrastades, et siis, aga ei, see on tulemuslik töö, ka see on täitsa tehtav, et ei lähe harjumustest tagasi. Väga äge. Nii, kas sul oli enne nagu selle standardboksi või standard ERP-i veeri lahenduse juurutamist, kas sul oli mingisugused hirmud ka selle ees? Muidugi, pärast sa ikkagi tööle. Ja pärast ma teen suure töö ära, see ei juhtugi nii. Aga ei, hirm oli tõesti, et need vead, võib-olla need vigu, mis ma viin liiga palju üle, no need olid leitavad ja need vead on kõik lahendatavad. Hirm oli, et kaua see võib-olla aega võtab, sa kunagi ei tea, mis hetkel see on ja kas see kõik läheb tööle nii, et kas see kodulehelt tulevad näidud sisse, aga ma ütlen, et see hirmud võtab ära see, kui saad testversioonis piisavalt palju testida ja siis need hirmud kaovad. No jah, vaadates see loogika muutus, mis oli, et see oli selles mõttes, et ikka päris suured nagu harjumuserinevused. Ja, väga suured. See 1,5 aastat tegelikult selle jaoks on isegi täitsa mõistlik, et sa pead nagu sa ütlesid, et sa pead ka klienti koolitama. Ja, klienti koolitama ja enda harjumusi võib-olla natukene muutma, samal ajal tegema klienditeenindustööd, panema numbrid kõik sisse, et saaks arved koostada. Et see on jah suur töö, aga see on tehtav ka võib-olla aasta, võib-olla natukene vähem aega, kui oleks rohkem vaba aega. Küsisin enne Helena käest ka, et nagu konsultandi vaates siis kliendi ootused, aga sinul kui kliendina, mis on sinu ootused Excellendi konsultandile? Mul ei olnud nagu selles mõttes, muidugi ootus oli see, et nad oleksid abi valmis ja olemas alati mu jaoks ja nad olidki. Väga äge. Nad olidki kogu aeg olemas ja me saime kõik oma asjad tehtud väga ladusalt ja kiirelt. See on ainult rõõm kuulda. Ainult rõõm oli. Ja viimasena küsin sult, kas kogu selles protsessis oli nagu sinu või teie kui ettevõtte jaoks mingisugused siuksed ootamatud õppetunnid? No võtame vanasõnad appi võib-olla. Suur tükk ajab suuluhki, et pange prioriteedid paika, et ärge ammustage kõike korraga, võtan liidestust ja kissi ja klienditeenindust ja haldust. Ei, võtke nagu step by step. Et see pidev, see natukene väiksemate asjadega edasi liikumine, järjepidev liikumine on mõnusam ja tark ei torma, et rahulikult minna, teha asjad ära, olla andmetes kindel ja minna siis laivi, et see on mõnus protsessis. Väga hea, aga aitäh sulle veel kord. Aitäh sullegi, aitäh teile.